Erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei. Ma seisan täna siin, et küsida mandaati muutusteks. Muutusteks, mis annaks mitte ainult sotsiaaldemokraatidele, vaid kogu Eestile uue hoo ja eduloo. Kuid enne tulevikku astumist lubage mul peatuda hetkeks olevikus. Tänan Indrekut, kes koos Rannariga võttis kanda raske ülesande teha korda erakonna rahaasjad. Usun, et kui tulevikus ajast tagasi vaatame, näeme Indrekut kui erakonna esimeest, kes tegi ära suure töö selleks, et uued juhid ja ideed saaksid viia erakonna uuele tõusule. Leppisime ka Riinaga kokku, et olenemata valimistulemusest läheme koos edasi ja panustame mõlemad jätkuvalt erakonna juhtimisse. Aitäh teile! Suuri muutuseid on kergem tajuda tagantjärele kui nende keskel olles. Oleme tunnistajaks, kuidas aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi ei suuda tagada ühiskonna, keskkonna, kohaliku ettevõtluse ega rahvusriigi kestmist. Me näeme neoliberalismi kuldajastu lõppu. Passiivne ja pealtvaatav riik on tervise, kliima ja energiakriisi tingimustes võimendanud viimaste kümnendite suurimat ebavõrdsuse kasvu. Selle tagajärjena on meil kaotajaid järjest rohkem kui võitjaid. Head sõbrad, järgnevatel aastatel kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. Edukultuse narratiiv lakkab tasapisi toimimast ning asemele on vaja uut. See loob sotsiaaldemokraatlike ideede võidukäiguks viimase 20 aasta soodsaima pinnase. Meil on kõik eeldused õnnestumiseks. Peame vaid ise olema piisavalt julged, töökad ja enesekindlad, et õigustada ja välja kanda meile pandud ootusi. Ma soovin, et Eesti uus lugu oleks sotsiaaldemokraatlik, koostööl, väärikusel ja õiglusel põhinev. See on ka põhjus, miks olen rõhutanud vajadust erakonna fookusteemasid laiendada ning tuua esiplaanile inimeste toimetulekut ja väärikust puudutavad küsimused. Peame nägema majanduse ja ettevõtluse arengut võimalusena vähendada ebavõrdsust ning täiendama sotsiaaldemokraatlikku manifesti kliima- ja roheteemadega, sest Eesti uus narratiiv peab haarama kogu ühiskonda tervikuna. Õpime parimatelt. Sotsiaaldemokraadid Soomes ja Taanis on võitnud tagasi nii maa kui linnainimese, nii töölise kui ka õpetaja toetuse. Ärme ka meie välista ühtegi inimest ega naeruväärista tema probleemi. Sotsiaaldemokraatia uue tõusu eelduseks on meie oskus leida vastandumise asemel ühisosa. Kohalike valimiste tulemused pakuvad kindlust, et suudame seda ühisosa leida. Meie omavalitsuste juhid linnades ja valdades ning pühendunud liikmed on meie maailmavaate hing ja nägu. Sotsiaaldemokraatlike ideede kandjad mitte pelgast sellepärast, mida nemad räägivad, vaid eelkõige sellepärast, mida ning kuidas nad teevad. Sest ärme unusta, et suurem osa meie Riigikogu mandaatidest tuleb ka aasta pärast väljastpoolt suurlinna. Head kaasteelised ja kaasamõtlejad. Minu lubadused Eestile on kaotajateta ühiskond. Tugev Eesti, turvaline, hooliv ja jõukas. Tugev Eesti julgeb eristuda ja otsustada, julgeb astuda reaalseid samme, et Eestis oleks vähem inimesi, kes tunnevad, et neid on koheldud ebaõiglaselt. Sest mitte miski ei hävita ühiskonnast koostöövalmidust enam kui ebaõiglase kohtlemise tunne. Luban, et sotsiaaldemokraadid jäävad sotsiaal- ja haridusküsimustest jätkuvalt Eesti usaldusväärsemaks poliitiliseks jõuks. Samuti jääb meie jaoks oluliseks seismine vaba eneseväljenduse eest, igaühe põhiõiguste kaitse, palgalõhe vähendamine, rahva tervise küsimused ning väärikas vananemine. Sotsiaaldemokraatide kui tulevase peaministri erakonna haare peab aga olema veelgi laiem. Pakkusin selleks juba kampaania alguses 5 sihti, kuidas anda Eestile uus hoog. Kodupalga eest kättesaadavaks,
30 minuti Eesti, tööpäev nädalas õppimiseks, 1000-eurone miinimumpalk ning tööjõumaksude alandamine ja tasakaalustav maksusüsteem. Kuidas need ideed ellu viia ja kust alustada? Kui Väätsale läksin, ennustati kohalikule koolile vaikselt hääbumist. 5 aastaga kasvatasime kooli õpilaste arvu 3% võrra. Viisime ellu haridusuuendused ja tegime väikesest maakoolist kosmosekooli, mida haridusministeerium tänaseni väliskülalistele uhkusega näitamas käib. Kuidas me seda tegime? Me julgustasime inimesi suurelt mõtlema. Tegime ühe inimese ideest kõigi inimeste ühise püüdluse, ühise võitluse. Me usaldasime üksteist, mis aga kõige tähtsam, me tegime kõike üheskoos. Tõestasime, et kõik, mis on võimalik Londonis või Stockholmis, on võimalik ka Järvamaal. Miks siis mitte ka Eestis? Usu taastamine ja erakonna taaskäivitamine ei ole töö, mida esimees saaks delegeerida nõunikele. Sotsiaaldemokraatia suurus ei seisne loosungites ja kõlavates kõnedes, vaid inimeste keskel olemises, kogukondade võimestamises. Kaitseliitlasena tean, et ohvitseriks ei saada üleöö. Niisamuti olen ka juhi ja poliitikuna samm-sammult koos teiega kasvanud ja teilt kõigilt palju õppinud. Erakonna esimees ei pea olema kõige targem inimene toas, vaid eestvedaja, kes käivitab kollektiivse tarkuse. Siin vajan ma teie kõigi abi, head osakonna ja piirkonnajuhid, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi saadikud, erakonna ja aatekaaslased, hoolimata sellest, kas te toetate täna mind või Riinat. Nagu on öelnud minu hea võitluskaaslane, peasekretäri kandidaat Eduard Odinets, peame suurepärase tulemuse saavutamiseks aasta pärast toimuvatel Riigikogu valimistel tegema üheskoos 100 000 südamele koputust. Selleks teeme organisatsiooni korda ja taastame liikmete rolli erakonna poliitikate kujundamisel. Elu on näidanud, et teil, head erakonnakaaslased, on tihtilugu parem tunnetus kui meil Toompeal. Just seetõttu ei ole tänased esimehe valimised mitte niivõrd isikuvalimised, vaid erakonna sihiseade ja fookusteemade üle otsustamine. Seetõttu palun toetage mind siis, kui soovite tõepoolest muutust ja olete veendunud, et sotsiaaldemokraatide ambitsiooniks peab olema kõnetada senisest laiemat valijaskonda. Ma ei ütle, et see saab olema kerge, kuid see on ainuvõimalik tee, kui soovime Eesti arengus mõjusalt kaasa rääkida. Mäletan hästi, kui seisin 2006. aastal 20 000 üliõpilasega Tallinna kõrgkoolide ühiselamute kordategemise eest. Kuigi minul pealinna poisina oli katus pea kohal, puudutas mind väga, millise ebaõiglusega Tallinna tudengeid koheldi. Algatasime 2 aastat kestnud kampaania, kohtusime ministritega, korraldasime meeleavaldusi. Ka siis püüdsid mõnedki meid alul eirata, seejärel naeruväristada, siis asuti meiega leppimatusse võitlusesse, aga lõpuks me võitsime. Ja võidame ka nüüd, kui endasse usume ja hoiame ühte ning igaüht. Koos juurte juurde edasi. Eesti vajab sotsiaaldemokraatlikke lahendusi. Selleks peame olema erakonnana tugevad. Erakonna esimehe valimised ei peaks olema küsimus, kumb on toredam inimene. Me ei vali ka kõige asjatundlikumat erialaeksperti. Me valime liidrit, kes suudab tuua vajalikud muutused. Anda erakonnale uue käigu. Käivitada meid meeskonnana. Me valime liidrit, kes viiks erakonna parlamendi valimisteks tippvormi, et just sotsiaaldemokraadid muutuks võimalikuks peaministri erakonnaks. Siin on valik selge. Lauri Läänemets. Lauri Läänemets on õige valik sotsiaaldemokraatide juhiks. Aitäh, sõbrad! Tõmbame selle erakonna nüüd koos käima.